Ragna, kas on kedagi, kes ei tea, kes sa oled? Kindlasti on kedagi, kes ei tea, kes ma olen. Siin majas kindlasti ei ole. Siin majas ilmselt mitte, aga Eestis vast ikka on mõni, kes ei ole must mitte midagi kuulnud. Mõni üksik. Tere tulemast Osteopaatia Akadeemiasse. Meil on külas Ragna. Mõnele paarile inimesele, kes veel ei tea, kes sa oled. Sa võid vaikselt natukene neile ennast tutvustada. Ma olen osteopaat, loonud Osteopaatia Akadeemia, õpetan ja teen vastuvõtte osteopaatilisi ja biodekadeerimise ka haiguste vaimseid põhjuseid lahendame. Vaimseid põhjuseid nagu psühholoog? No mitte päris. Psühholoog läheb psüühesse, mina lähen haiguse või sümptomi juurt otsima. Ossa, no okei. Nii, jõuame selleni tagasi. Mina olen kuulnud sellist lauset, et osteopaat ei ravi valu, samas ma olen kuulnud lauset, et osteopaat ravib valu. Mida see tähendab? Otseselt ei ravi valu ja otseselt ei tegele diagnoosiga, aga me otsime juurpõhjust. Ja kui me oleme juurpõhjuse üles leidnud, kui me oleme leidnud mingi lahendi sellele, siis kaob ka valu. Mis need juurpõhjused olla võivad? No me täna vist pidime rääkima seostest, siis kui ma räägin seostest, siis kõige lihtsam, millest rääkida on seosed armide ja kaela ja õla valude vahel. Näiteks kui on keisriarm, mis on risti üle kõhu, varem või hiljem hakkab ta kogu liikumisaparaati ette kiskuma, ehk siis tekivad õlapinged, kaelapinged, mis ei ole tegelikult ei kaela, peavalude ega õlaga seotud. See on puhas armitehnika vajalik. Arm on tegelikult ju inimestel Erinevaid. palju. Mõtle, mul on siin otsa ees arm. Nii, ütleme, noorena jooksin vastu lauanurka. Ilmselgelt keegi ei tee sellest mingisugust probleemi, kõikidel on armid. Mis arv, kas minu otsaisine arm võib minu tervist kuidagi mõjutada praegu veel täiskasvanueas? Ikka võib, aga peaarmid on sellised lokaalsemad, pigem ta näokuju, näonahka ja seda, mis on pea ja kaelaga seotud, mõjutab seda. Aga need, mis on visceraalsed ehk kõhuarmid, need mõjutavad kogu posturaali ehk siis kogu liikumisaparaati. Ragna, kas sul on osteopaatiline mõtlemine? Ma arvan, et on ja ma arvan, et ma lihvin seda iga päevaga. Et praeguses hetkes ma tegelen sellega, et mis vahe on isiksusel ja olemusel ja kummal on karma ja mis tekitab haiguseid. Kas haigus on olemusel või isiksusel? Aga ma arvan, et selle teema jätame järgmisesse saatesse. Mul hakkas juba põnev. Aga ma praegu juurdlen selle üle ja see on ka üks alustalasid osteopaatilisel mõtlemisel ja teekond vundamendini, kuidas jõuda juurpõhjusteni. Aga sa mõtled osteopaatiliselt? Ja ma püüan mõelda ja ma arvan, et igal hetkel ma mõtlen osteopaatiliselt, vaatan osteopaatiliselt ja kuulan inimesi ka osteopaatiliselt, et on olemas ju sõna predikaadid. Predikaadid on selline sõna, mis reedavad ära, millised vaevused on inimesel. Vaevuste järgi hakkab inimene oma keelt sättima ja sõnasid sättima. Predikaate saad ära tunda ainult sel juhul, kui sa tead selle inimese kultuuri, tema keelelist tausta, ehk siis ma olen eestlane, eestlaste keelelist tausta. Kas see siis on niimoodi, et ütleme, sa käid tänaval ringi oma tavaelus ja sa, näed midagi, mis on teistmoodi? Vaatad kogu aeg inimesi? Ma vaatan inimesi ja see on juba koolis saadik ja nüüd, kui me kolleegidega käime tänaval, siis me ka, et kui inimene lonkab, mis sa arvad, kas tal on kanna peal vill, kas tal on põlves probleem või on puusas probleem või tekitab seda mingi kõhuarm, et miks ta küll lonkab? No see on osteopaatiline vaatevinkli ja siis
vaatame, teeme panuseid ja vahel lähme ka küsime, et mis sul häda on. Su elu on põnev, mulle tundub. Ja teatrites ja pidudes ikka vaatame lahtise seljaga kleitide puhul, et no mis ta sellest kleidist selga paneb, kui nii kõver selg on. Ma tean, et teised inimesed seda ei näe, aga ostepaadid vaatavad ja loed, kuidas tal need selgroolülid nüüd asetsevad. Aga sa vaatad sellise mõttega ka, et sa saaksid midagi siin ära teha? Absoluutselt. Ma hakkan koheselt mõtlema, mida siis võiks temaga teha, kust see kõik tuleb tal, mis seal paistab. Sinu aju vist rahu küll ei saa? Ma ei tea, lihtsalt selline elu või elurütm on, et ma nagu ei otsigi seda rahu, et rahu on kodus ja oma seinte vahel. Et see ongi sinu elu, on ju? Okei. No kui me räägime täna siis seostest, ütleme niimoodi, et ma arvan, et peaaegu, et ei ole inimest, kellel ei oleks olnud kas seljavalu, õlavalu, põlvevalu, kaelavalu, peavalu, kõhuvalu, kõik asjad. Juba lapsest saadik on erinevaid valusid ju inimestele. Just, jah. Meie areng sõltub sellest. Ja, et hakkame kuskilt otsast pihta. Ütleme, räägime kaelast. Et kui ma nüüd tulen sinu vastuvõtule, sinu kui ostepaadi vastuvõtule kaelavaluga, mis sa sellest võiksid välja lugeda või mida sa minuga teed? Ma kindlasti küsin su käest operatsioone, traumasid, läbielamisi, breketite kohta küsin, kui sa räägid mulle kaelast, siis hambaarsti juures käimistest. Kõik sellised küsimused küsin ja vastavalt sellele rajale, millised vastuseid sa annad, siis ma hakkan liikuma edasi ja edasi. Küsimusi küsime, kuulan su keha globaalselt ja vaatan, kuhu minu käsi kõige rohkem tahab minna sinu keha juures. Sest kaelavalu öeldakse küll, et kangekaelne inimene või see ei ole ainult üheselt mõistetav, et kangekaelne, sest kui sul on näiteks eelnenud kõhuvalud, mingid pinged kõhus, sporditraumad, armid, siis see kõik mõjutab kaela. Ja sa võid minu juurest vahel ka nii ära kaelavaluga minna, et ma kaela üldse ei katsu. Kuidas see võimalik on? Sest ma lahendan need pinged läbi visceraalse ehk kõhu, kui ma lasen sealt lahti. Näiteks psoosipinged, diafragma, jalgade diafragmapinged, tasakaalustan sind, siis see asetub kõik oma kohale ja valud kaovad. Nii et kaelavalud võivad tulla kõhupiirkonnast? Vabalt. Või siis näiteks breketitest? Või ka breketitest, sellepärast ma küsin ka hambaarsti juures käimistest, klambritest, breketitest, mis sul on eelnenud sellele, et kael kangeks või valusaks jäi. Aga mis siis, kui ma lihtsalt magasin selle kangeks öösel? Siis ma puudutan kaela ja läbi kaela. Et seda pidi ikkagi saab ka? Saab, muidugi saab, aga tulebki vaadata, et kust see kõik tuleb. Ja tegelikult päris nii lihtne see ei ole, et lihtsalt magasid ära. Teil aeg öösiti maganda, miks sa mõnel teisel ööl ei maganda ära? Miks sa sellel ööl magasid kaela ära? Sellel on ka oma põhjus, sellel on ilmselt eelnenud midagi, et sa valisid sellise asendi, et sul hommikul tõustes on kehva olla kaelal. Mis sellele võis eelneda? Läbielamine, närvishokk, hambaarsti külastus, libedaga kukkumine, erinevaid asju. Autoavarii, piitsatrauma. Kas võib juhtuda niimoodi, et autoavarii selles mõttes, et võib-olla oli mingi kokkupõrge, aga tegelikult sul midagi nagu viga ei olnudki või tulid nagu puhtalt välja, aga see oli järsk ehk kiire kehale äkk liigutamine ja pärast alles selgub, et kael on kange või käsi natuke liigub vähem kui tavaliselt või ühesõnaga piitsatraumaks nimetame osteopaatias seda. Kas see võib isegi aastaid hiljem tulla äkki või? Jah, võib, aga mitte ainult kaelavaluna. Erinevad jäikused kehas tulevad suurtest traumadest või traumadest, mida ei ole tähele pannud
aga nad on olnud ja sidekude ehk fassia jäigastub, sest sinna on ladestunud see trauma ja venivus kaob ja hiljem tekivad valud ja kui see piitsatrauma on läinud kaelapiirkonda, nagu me rääkisime, siis võivad ühel hetkel ka hääl ära kaduda, hääle, ütleme, sellised kõikumised tekkida, erinevad põhjused, aga juur on sellele, et fassid on pinges, sest nad on ladestanud sinna lihtsalt mingisugust trauma. Väga lihtne. Osteopaadile lihtne, eks ole. Ma lihtsalt, võib-olla mõni kuulaja on siin esimest korda. Mis asi see fassia on? Lühidalt. Fassia on sidekude, mis on naha all ja katab keha üleni ja kõik organid iseenesest on sidekoe sees ja kui te olete kauplusest liha ostnud, see valge ollus, mis katab maksa või erinevaid organid, see ongi sidekude. Selline nagu veniv. Nagu sukapüksid. See, mis on kõikide lihaste ümber, kõikide organite ümber, ta ei ole nagu osadena, aga ta on kehas tervik ja tal on 2 kohta, kus on tal võtmekohad, kus saab lõdvestada kogu fassiaalset ehk sidekoe süsteemi. Okei, väga huvitav. Okei, nii kaelavalu. Aga kui näiteks ma tulen õlavaluga? Kumma õlavaluga? Sellel on vahet? On sellel vahet. Nii, okei, mis selle vahe on? Parem õlg on võib-olla, ta alati ei ole, võib-olla täiesti lokaalne õlaliigel, sest välja käia või trauma olla, aga ta võib olla ka seotud. Parem õlg võib olla maksaga seotud, parema kopsu poolega seotud, diafragmaga seotud. Vasak õlg võib vasaku kopsuga, vasakult pool on meil magu ka kõikide maahäiretega olla seotud. Sellepärast, et meil on see sama sidekoeline süsteem, fastsiate süsteem ja kui on maks suurenenud, siis ta tõmbab rangluud ettepoole pöörama ja käsi ei saa ette hästi liikuda ja tekivad õlavalud. Sama on ka maa poolt, et kui magu on doosis alla vajunud, suurenenud, seal on kõrvetised, maahaavad, siis ta on turses, põletikuline ja ta tõmbab enda poole kas alla või ette roteeruma vasakut rangluud. Ja see ju takistab juba vasaku käe liikumist ja tekitab õlavalusid ja liikumispiiranguid. Et on erinevad. Sama lugu on ka õlavaluga, et sa võid tulla ja rääkida, et käsi ei liigu ja hullult valutab, aga ma üldse ei katsu õlga. Vaid magumakse? Täpselt. Ma võndan selle läbi kõhu näiteks. Need on võimalused erinevad ja need on need seosed, mida osteopaadid teavad, sest osteopaat ei jaga inimest osakondadeks, sektoriteks, segmentideks, vaid vaatab tervikuna ja on täiesti anatoomiast teadlik, kuidas on seosed, mis mida innerveerib, ehk siis mis mida aktiivsemaks teeb või siis ei lase liikuda. Nii et ühesõnaga minu vasaku õlavalu võib tulla minu maast hoopis. Absoluutselt. Täiesti uskumatu. Või ka kopsust, kui on kopsuvesi mingil põhjusel tulnud kunagine vana trauma, mis on tekitanud hiljem kopsuvee ja siin on raskus ja spasm ja liikumatus, siis ka see võib tekitada õlavalu ja käe liikumatuse. Sa saad liigutada, aga sa ei saa enam sellises amplituudis nagu käeringe teha ja sa tunned, et üks on nagu piiratud. See võib olla kõik sellest, mis on kõhus. Kas peavalu on normaalne? Valu ei ole üldse normaalne. Ei ole normaalne? Mitte mingisugune valu ei ole normaalne, et mina sellega ei lepiks, et ja kui minu juurde tulla ja rääkida, et pea valutab, siis ma kindlasti hakkan jälle küsimusi küsima ja keha kuulama, et mis paneb pea valutama. Biodekadeerimine laias laastus ütleb, et peavalu on see, et kui sa oled oma olemuse ja isiksusega vastuolus. Ehk siis
mingi vastuolu on sinu sees. Samas tahad midagi, aga sisehääl ütleb, see ei ole sulle. Ja siis vaatame, kumb võidab. Kas sa lähed enda tahte vastu ja valutad pead või lased kõigil minna. Ja seda inimesed teevad tegelikult tihti. Jah, mina ütlen, need inimesed, kes peas elavad, need taovad seda kõige rohkem vastu seina. Kes südames elavad, need jälgivad seda, mida talle sisehääl ütleb või et kas ma lähen seda rada või ma ei lähe seda rada, kas ma teen seda või mulle meeldis ja ma ei tee seda. Aga ütleme, räägime peavalust näiteks, et tänapäeva inimese tavapärane lahend on valuvaigisti. Ja. Mis sa arvad sellest? No see on nagu Jana Lind paneb pea liiva alla. Tagumik jääb ikka välja. Et paneb nagu plaastri peale, aga tegelikult ei tegele haavaga. See ei tegele lahendusega. Vahel on seda vaja, kui sul on kiire või sa oled otsustanud, et ma pean midagi ära tegema, isegi kui ma endaga vastuollu lähen, ülla eesmärgi nimel, suure raha nimel näiteks, mille järgi inimesed ju lähevad. Siis võid võtta seda tableti, et elad üle, aga et seda pidevalt kasutada, paneb mitte. Ühel hetkel ju muutud immuunseks ka selle suhtes, kui liiga palju võtta. Tänapäeval on erinevaid tablette, et siis võtad juba järgmise. Võtad uue brändi. Võtad uue brändi ja sööd edasi. Aga see on inimese enda valikud, et see on valikuvabadus. Ma ei ütle ühelegi asjale, see on halb või hea. Kui tahab nii elada, see on kiire lahendus, eks ole? Absoluutselt, see on kiire lahendus, vahel on väga vajalik. Ja. Aga kui nüüd inimene tuleb peavaluga anatoomiliselt, kuhu sa oma käed paned? Pea peale. Kuulan pead, esitan küsimusi ja vaatan, kuhu minu intelligentsed käed liiguvad sellisel juhul. Kas nad võivad kõhtu näiteks liikuda? Võivad kõhtu, võivad sabaluusse, võivad selga, võivad kaelale liikuda, et on erinevaid põhjuseid. Kas on võimalik see, et näiteks, ma ei tea, varvas on seotud koljuga? Koljuga küll vähem, sellepärast, et inimene vaagen jagab inimese pooleks ja enamus asju, mis tekitavad jalgades valu, puusas, põlvedes, labajalas, on vaagnast pärit. Otse peast mitte vast. Praegu nagu ei tule ette, et pigem on kõik see, mis toimub vaagnas, see mõjutab meie alajäsemeid nagu, et kaasa arvatud ka see, et tihti noored naised räägivad, et põlved valutavad või reie rätseplihasel on pinged ja valu, et igast asju määrib peale ja võtab sisse, vahel on isegi blokaadisüsti tehtud. Ostepaat vaatab seda teistmoodi, ostepaat vaatab, mis toimub vaagnas, sellepärast, et kui panevad hormonaalspiraali näiteks naisele, siis emakas iseenesest, ta on sellise kujuga, munasarjad ja keha on emakas, spiraal ja hormonaalsed tabletid tõmbavad ta pinged on maksimaalselt pinges ja kogu aeg lõdvestumata. Ja see tähendab seda, et jalalihased pingestuvad emaka spasmis olemisest. Ja tavaliselt reie siselihased on spasmis ja välislihased lõtvuvad ja tekivad põlvekulumised ja põlvepalud. Spasmis ehk siis? Krampis. Pingul. Ja siis tekivad põlvekulumised, põlvepalud, erinevad lood, mis ei ole üldse põlvega seotud. Vahel ka, kui on ühepoolne munasarja põletik pikka aega olnud, siis see võib mõjutada isegi jalalaba ehk kuumus tekib jalalaba alla või siis selline tunne, et midagi jalalaba all torgib kogu aeg. Kui ma seda kuulen, siis ma lähen kindlasti vaagnat vaatama, mis seal vaagnas toimub tal. Mis veel kindlasti põlvevalusid tekitavad. Oli periood, kus hästi palju naistel lõigati iga asja peale emakas välja. Ehk siis kogu sidekoesüsteem, lihase süsteem kukkus kokku nagu. Siseküljed lõtvusid.
Siis tekisid ka põlve ja jalalaba valud, sest lihased enam ei kandnud, lihased ei hoidnud. Üldse ei teeks seda seost ise tegelikult, eks ole, inimene. Ja ütleme, tavameditsiin ei tee ka neid seoseid, sellepärast, et nende jaoks on inimesed eraldi osakonnad, et kopsud on eraldi, maks on eraldi, günekoloogia on eraldi. Seosed on teadmistest ära võetud. Praegune osteopaatia ainuke, mis annab keha ja anatoomilised seosed. See on see, mida koolis õpetatakse. See on veel ainukene selline tervendamise ravimismeetod, mis veel räägib seostest. Mis sa arvad, miks neist seostest nagu muidu nii palju ei räägita? Kes siis tablette sööks? No jaa, eks ole. Kus siis see farmaatsiatööstus raha saaks? Ja mõtle, kui inimene teaks enda kehast rohkem, siis ta võib-olla käituks teistmoodi. Lihtsalt teadlikkus on ära võetud. Teadmised on lukku pandud. Tunnetus on kinni keeratud. Sest tegelikult oleme kõik väga tundlikud. Meil kõigil on selgelt tundmine, selgelt nägemine, selgelt kuulmine. Kellel mis? Aga keha on väga võimas. Aga tänapäev on rõhu pannud tehnikale ja me oleme enda kehast hästi kaugele läinud. Sa ju tead ka, et mõni teab autost ja kosmosest palju rohkem kui see endast. Autoga käiakse hoolduses. Ennast ei taha eriti keegi hooldada, et see on kallis. Äkki saab Tervisekassa rahade eest. Äkki keegi teine maksab minu arengu, minu tervise kinni. Tegelikult see ei ole elus nii. Ise pead enda eest hoolt kandma. Kas sulle tundub, et inimestele meeldib nagu see vastutus ära anda enda õlgadelt, nii-öelda vastutus enda tervise eest, et kui ma käin arsti juures ja arst ütleb mulle, et ma pean neid tablette võtma, siis ma ei mõtle sealt enam edasi, et ma võtan neid tablette, siis tema justkui vastutab minu tervise eest. Ma arvan, et tahtlikult ei ole vastutus ära antud, vaid on loodud müüt, et arst on jumal. Tema teab. Tema on minu elu ekspert. Kui sa oled juba patsiendina hakanud nii mõtlema, et keegi teine on sinu elu ekspert, siis sa ei ole kõik ära andnud. Aga tegelikkuses arst ju ei tunne neid tundeid, mis sina tunned. Tal ei ole udu aimugi, mida sa läbi elad. Ja tal pole aega arvatavasti kuulata. Isegi kui tal oleks aega, siis ta pole õppinud kõigest aru saama. Ta koolitusprogrammi või see, mida ta on läbinud, see ei võimalda seda. Sest arste õpetataksegi jumalateks. Sellepärast, sa tead, mis on muidu arsti ja jumala vahe või? No, ei tea. Arst arvab, et ta on jumal, aga jumal pole kunagi arvanud, et ta arst on. Ja kui sa nii ütled, siis olen kuulnud sellist väidet. Jah. Et kui inimene saaks aru, et ta ise juhib oma elu ja ta on oma elu ekspert, siis ta ei tõstaks mitte kedagi, mitte ühtegi võõrast inimest, kes on ka inimene lihtsalt jumala staatusesse. Ja saaks ise vastutada oma tegude eest ja oma otsuste eest ja selle eest, mis ta kehas tunneb. Tegelikult peaks vastutama me selle eest, mida me tunneme. Aga me ei tunne enam, me just siin rääkisime meie hea osteopaadi Marikaga, et inimesed hästi palju enda peas tänapäeval, eks ole, et nad ei ole enam südames, et nad võib-olla ei võta seda aega, et enam nagu tunnetada, olla kohal. Jah, ja ei tunnegi enam ja on päris selliseks elu vastu tuimaks läinud ja keha vastu tuimaks läinud, et ma arvan ja ma usun, et see kõik muutub üsna kiiresti, üsna lähiaegadel. Sest kui praegu maailma vaadates inimesed on ängis, hirmus, valus, kõiges selles ja elavad hästi palju hoopis kauget Ukraina sõjas ja Iisraeli sõjas ja kusagil kaugemal. Tavaliselt peale selliseid perioode tulevad inimesed hästi endasse ja hakkavad vaatama, mis nende ümber on. See on ühe perioodi lõpp, ma arvan.
Teise algus. Ja, Tore, kui kõik on muutumises tegelikult. Ma arvan küll, et kõik on muutumises ja me läheme järjest lähemale iseendale praegu. Vähemalt suurem enamus, mina usun sellesse. Samm-sammu haaval. Jah. Okay. Aga rääkides arstidest, et tegelikult mingil määral te saate vast ka koostööd teha, sellepärast, et on mingisuguseid masinaid näiteks seal pool, eks ole, et kas on ka olnud juhtumeid, kus saadab patsiendi tegelikult ikkagi arsti juurde? Ja, ikka. Ta alustas sinust näiteks äkki? Jaa. Ikka on selliseid, kui mõni tuleb siin, alles hiljuti oli rinnus valu ja käsi on tuim, et ma saadan ta otsejoones EMO-sse, et laias laastus see võib olla infarktieelne, see võib insuldieelne olla, see ei ole osteopaadi teema, et kui on kiiret abi vaja ja kindlasti me ei võta kuule välja, ei õmble ja niite ka ei võta välja, et see jääb meditsiini teemaks ja kõik, mis vajavad kirurgilist sekkumist, see jääb ikkagi arstidele ja kirurgidele, et lihtsalt ilma nendeta ei saa, meie saadame nende suunas ja nii mõnedki perearstid teevad meiega koostööd ja hambaarstid on hakanud saatma selles mõttes, et kui me mingi aeg rääkisime, et breketid mõjuvad kehale, kuulmisele, nägemisele, breketite tagajärjel on selgroo kõverused, seljavalud. Need on omavahel seotud? Need on väga seotud. Kuidas omavahel, nii? Sest iga hamba juurde tulevad kraniaalnärvid mõlemad poolt juurde ja kui seda liigutada, siis kindlasti mõni närv blokeerub ja näokolju muutub. Kui sa isegi ette lõuga tood, siis sa tunned, mis kuklas toimub. Ja kui su nägu kõik on pinges, siis kukal on pinges ja hakkab kompenseerima seljaga. Ehk siis kaelaliikuvus võetakse käimise ajal ära, sa oled kange ja kuskil selgroolülid peavad muutma oma asendit, et kompenseerida seda näopinget, mida breketid ja klambrid tekitavad, ka suulaeklambrid tekitavad seda, et ja närvidega on seotud meie kuulmisnärvid lähevad näost läbi, meie nägemisnärvid liiguvad siin hamba juurde lähistel, et kui need pitsuvad, siis kannatame, nägemine kannatab, kuulmine kannatab ja nii edasi. See ei ole reegel, see ei ole kõigil, aga väga paljudel juhtudel. Minu elust üks väga hea näide, et aga kui breketid panna teadlikult ja nii mõnedki hambaarstid on väga teadlikud, nad lasevad osteopaadil eeltöö teha, ehk siis närvidele ja kudedele öelda, et nüüd tuleb breketid, me hakkame sellega tööle, osteopaadil on sellised kraniaalsed näotehnikad ja ka breketitega käivad kord kuus, üle kuu, et tasakaalustada seda, mis pinget tekitavad breketid. Seda pinget annab maha võtta, annab vähendada. Siis on olukord palju parem. Mul on patsient, tuttav, kes pani, ta on 50+, pani breketid, et oma selga sirgu saada. Teate, et tegelikult tal selgrolülid muutusid ja asetasid oma kohale, sest ta tegi seda teadlikult, pani breketid ja sättis hambaid, tegi võimlemist, käis osteopaadi juures ja ütleme nii teatud harjutusi selleks, et selga parandada. Ja kui ta seljaga hakkama sai, ehk selga oma kohale asetus, mõned lülid, 2 lüli oli seal, siis ta võttis breketid ära ja see tulemus on jäänud. Kõik ei ole halb, aga tuleb teadlik olla, mida sa teed. Aga kui ta need breketid ära võttis, siis need hambad jäidki sellesse kohta siis? Hambad jäid ja selgroolülid ka jäid. Aga kas on võimalik hambaid sirgeks saada ilma breketiteta? On ikka võimalik. Meil on mõned osteopaadid, kes on hästi keskendunud, ütleme, näokoljule ja kõigele sellele, mis toimub suus. Meil on siin Elis ja Jaana ja mõned osteopaadid, kes õpivad sellele, teevad tööd ja koostööd, ütleme nii, ortodontide ja hambaarstidega. See on selline nagu natukene
uutmoodi lähenemine. See on natuke uutmoodi lähenemine ja ütleme nii, et kuskil 5 aastat tagasi oli see, et bräketid on väga pahad, et parem ärge pange neid. Me oleme edasi arenenud ja ütleme, et ja pange, aga olge teadlikud, mis toimub, tunnetage, kui tunnete kõrvavalusid, silma, ütleme nägemise halvenemist, tulge ostepaadi juurde, tasakaalustage ennast ja las kõik olla. Kas ostepaat tõesti teab, mis närvid, kus, kuidas liiguvad, kus, mis luud, mis lihased? Kui ta on koolis käinud ja kõik ära õppinud, mida baasharidus annab, siis ta teab. Et te olete täitsa kohati nagu meedikud ju? Ja ega meie seas ongi ka, ütleme, meditsiini algharidusega ja palju selliseid, kes on tavameditsiinis natuke pettunud või tahavad natuke rohkem teada, et ja kui seda ei ole, inimene on tänavalt, siis meil on väga hea anatoomia õpetaja, et ta räägib kõik sirgu. Nii tõesti saabki need teadmised? Saab teadmised ja õpitakse seoseid mõistma, ära tundma ja nendega tööd tegema. Okei. Kas naiste puhul, kas tsükkel võib ka midagi mõjutada kehas? Ikka võib. Tsükli puhul lähevad ka sidekoe, pinged võivad tekkida, lihaspinged võivad tekkida ja samamoodi ka peavalud läbi hormonaalse keti. Ostepaatidel on ka hormonaalsele ketile omad tehnikad ja meil on ka, ütleme, mina tegelen ja loen koolis hormonaalset süsteemi. Läbi selle saab tasakaalustada, et ei tekiks pingeid, ei tekiks peavalusid ja see ei ole okei, kui naised ja tüdrukud räägivad, et kõht valutab ja et ma pean pikali olema või elust välja lülitama ennast. See ei ole okei, otsi kohe otse vaid mõni ostepaat, kes teile sobib. Sa tahad öelda, et päriselt on võimalik sellest kõhuvalust lahti saada? Absoluutselt. Et see ei ole normaalne? See ei ole normaalne. Kui kiiresti? Vahel 1 vastuvõtuga, vahel 3 vastuvõtuga. 1-3 vastuvõttu. Ja meil koolis õpetab neid tehnikaid ja seda Karl-Torik, et prantslane ja ta on need teadmised, enne vanasti käis Hispaaniast, nii et need teadmised meil liiguvad, need on veel elus, meil ei ole neid keelatud, kuigi juba päris mitmetes Euroopa riikides on sellel teemal osteopaatia koolis õpetamine keelatud. Aga mitte siin? Mitte siin veel. Okei, me saame minna sügavamale. Räägime vaagnast ja rühist. On palju inimesi, kes on mures enda rühi pärast. Nad üritavad ennast hoida siiapoole, sinnapoole. Olen kuulnud jutte sellest, et vaagen on ettepoole või tahapoole. Mida see kõik tähendab osteopaadi jaoks? Vaagen on hästi suur kompensatsioonisüsteem. Seal on mitmed lood. Kui naised käivad kõrgetel kontsadel, see tähendab, et ta on pikka aega või siis ka noore tüdrukuna, no ütleme kikivarukil käinud, see tähendab, et tema vaagen on rotatsioonis ettepoole. Ta on teistsugune kui nendel, kes on tennistega ringi jooksnud või tossudes käinud. Aga see on tema normaalsus. Kui ta on kasvanud seda, siis keha võtabki selle asendi. Millal hakkavad muutuma vaagna asendid? Peale sünnitust, tagumiku peale kukkumised ja erinevad jalatraumad võivad ka vaagnat muuta. Aga me räägime koolis, et see on kompensatsioon, seda ei tohi muuta. Ma toon lihtsa näite. Peale sünnituse ajal lõigati lahkliha, et oleks kergem sünnitada või lapsel välja tulla ja seal jääb, ehk siis jalge vahele jääb arm 3-5 õmblust. See arm hakkab igal juhul vaagnat viltu kiskuma, sest kogu keha kompenseerib seda, ütleme, lõiget ehk häiret kehas
ja vaagen on viltu. Kui sa oled mõne terapeudi juurde, kes ütleb, sul on vaagen viltu, paneme joonlaua peale ja tõmbame sirgu. Mis juhtub siis terves vaagnas ja lahkliha ümber? Võib selle armi lahti rebida ja sinna uued kahjustused teha. See on see koht, et kompensatsioone ei tohi tuimalt lihtsalt ümber teha ega muuta. Inimesel on nii palju läbielamisi ja traumasid, mis võivad liikumisaparaadi viltu kiskuda ja sellepärast me õpimegi koolis, mis on kompensatsioon ja mis on nagu häire, et kompensatsioon ei tohi maha võtta, sest see häire läheb siis teise kohta. Ehk siis, kui on lahkliha armond ja sa lähed näiteks Jumeho terapeudi juurde, kes tõmbab raksti su sirgu ja ütleb, viltune asi sai sirgu, siis peale seda on munasarja, fassel võivad olla, ütleme, rebendid ja emakas võib muuta asendit ehk rotatsiooni minna, sest ta peab kompenseerima seda, mis nagu viltu tõmmati. See kõik mõjutab vaagnat ja põlveopid. Kui vaagnas on nagu kõik hästi ja põlv on opereeritud ja sa pikka aega lonkad, peale tervenemist ja peale operatsiooni, siis on samamoodi, et kui see on kompensatsioonisüsteem, et sul on kergem liikuda, kui vaagen on viltu, siis seda ei tohi liigutada. Seda ei tohi ravida, seda ei tohi. Kui inimene ei tule, tal seal valutab, siis ei ole vaja neid enda tahtmise järgi sirgu ajada ju ometigi. Aga kui ta tahab näha ilusam välja? Siis tuleb vaadata, kas annab ilusam välja näha või peab kompensatsiooni koha teise kohta tõstma. Ja sina kohe oskad siis leida selle koha, et kus see kompensatsioon siis tekitada? Ja. Või kuhu ta tekib? Ja. Millega see keha siis asendab seda, et tavaliselt kui tullakse küsid, kas panna bräketid või mitte, siis ma ütlen ka, et kas sirged hambad, kõver selg, kehva nägemine või kurtus, et mida sa valid nendest, et tegelikult on ju valida. Aga tänasel hetkel juba ütlen, et ja küll pane bräketid, kui sa käid hoolduses ja tasakaalustad keha, tasakaalustad kogu seda ümberehitust, mis sul hakkab kogu liikumisaparaadis olema, sellepärast, et bräketid ei ole ainult hammaste ümberehitus, kogu su keha, terve struktuur ehitab ennast ümber. Sest meil on kõik kõigega seotud. Aga kui juba bräketid on olnud, on siis võimalik ka veel midagi ikka teha? Tasakaalustada on, aga kui see on nägemise ära võtnud või ühe kõrva kuulmises, siis enam ei ole midagi. Annab ka seljaga teha, sest bräketit, mida ta seljaga tavaliselt teeb, mida ma olen näinud, on shift ehk siis 1-3 lüli sõidavad kõrvale välja ehk külje peale, et selgroog saaks oma elastsuse kätte. No neid annab tagasi sättida, aga hambad muutuvad. Kõigel on oma hind. Sa mainisid silmi, et kas silma nägemine võib ka millegi muuga kehas seotud olla? Neerudega. Neerudega? Ja. Ehk siis silma nägemise vähenemine? Ja, on alati neerude ja neerutööga, neerufunktsionaalsusega seotud. Kas on kunagi võimalik üldse, et silmaarst võiks seda mainida? Ma ei tea seda täpselt öelda, aga mul on sõbranna Riias silmaarst. Ta on ka ostepaat. Tema küll mainib. Et olenevalt enda kogemusest? Ja olenevalt kogemusest ja haridusest. Et ma ei tea Eestis. Kindlasti võib olla. Ma ei saa öelda, et ei ole või on, aga mõnda ma tean, kes teab täpselt. Okei, aga kõrvakuulmine? Ma ei ole ühtegi kõrvaarsti kohanud, kes on ostepaatiast väga teadlik olnud. Vahel annab kuulmist parandada, taastada, aga lubadusi ei saa anda selle koha pealt, et
kui inimene tuleb, et mul olid bräketid, ma kuulen nüüd vähem ühest kõrvast, et ma saaks seda taastada. Ja närvitööga see võib olla võimalik, aga no lubadusi ei anna. Aga mida inimesed vahest oma ilusa välimuse nimel oma kehas tegelikult ära rikuvad? Paljusid asju rikuvad ära, aga no vaata, selg on ju pluusa all ja riided katavad ära, aga hambad paistavad välja, nii kui suu lahti teed, et valikud on igal ühel enda jaod. Aga valud jäävad ikkagi. Kui selg on paigast ära, ta ju valutab. Ja liikuvus on ikkagi rohkem piiratud, kui oleks nagu sirge korralik selg. Nii nagu algselt, nii nagu sündinud oled. Aga kõik valikud on inimeste enda teha. Aga ma mõtlen seda, et näiteks kui tehakse neete, eks ole, keeleneedid, nabaneedid, kulmuneedid, ninaneedid või tatoveeritakse või kantakse võib-olla lühikesi jopesid, et näha ägedam välja, et kas sellel on mingisugune tulemus? Jaa, tulemus, tagajärjed. Ikka on tagajärjed, aga inimene valib ju ise, milliseid tagajärgi ta tahab. Kuigi ma saan aru, et kui neete pannakse ja ütleme, tatoveeritakse, siis tegelikult kas inimene ei ole teadlik tagajärgedest või mis see enda kaasa toob või mis märgid need on. Või siis ta tunneb, et jah, ma tahan, et nii oleks. Pole ka midagi teha, tahab, siis tahab. Aga mis need tagajärjed võivad olla? Millest me just räägime? Neetidest? Räägime neetidest. Ütleme nii, et nabaneedid. Päris palju, ütleme nii, et Hiina meditsiin ütleb selle kohta väga täpselt, ta sulgeb lapse saamise energiat. Ehk siis, kui on naba needitud, siis kõhutundlikkus ja munasarjad saavad energeetiliselt blokeeritud. See võib ka tähendada valulikke päevi, see võib tähendada fertiilsust, et sa ei saa lapsi või järglasi või järglaste. Ütleme nii, sa võid rasestuda, aga rasedus katkeb sellepärast, et energiad on suletud nabaneedi tõttu. Aga see on ka jälle, et see ei ole 100% kõigil. See on suur tõenäosus. Aga teadlikkus on väike lihtsalt. Ja ostepaat on see, kes siin puhul saaks siis aidata? No saab aidata öelda, et võta see need sealt ära nüüd. Või vähemalt mõneks ajaks võta ära. Et seni kuni sa elult midagi muud ootad, siis lase need energiat vabaks. Ja nii nagu kõik teavad, et jalad alla all ja keeles ja kätel on hästi palju punkte, et kui sa keele vale punkti peale sinna augu teed, sa midagi kahjustad, teadlikult kahjustad midagi endas ja teine, et keele augud kasad, mõnele ka sa üldse kinni, see on ka, ütleme, hügieeniliselt keeruline. Aga samas inimese vaba valikud talle meeldib ja tahab. Ja mida need tatoveeringud tähendavad siis? Millegi valu jäädvustamist enda kehale. Tatoveering on nii biodekadeerimise järgi, kui ütleme sedasi haiguste vaimsete põhjuste peale, midagi sa tahad kehasse kinni sulatada. Vahel on see vajalik. See ei ole hea ega halb, see lihtsalt nii on. Okei. Ja lühike jope? Sa küsid lühikese jope, tagajärjed või? Jah. Lühike jope on selle jaoks, et mida sa välja jätad neerud välja. Kõik, mis neerudega kaasnevad, ütleme, neerudes on meie hirmud, elujõud ja ütleme, siht ja ka neerupealsetes hormonaaltalitlus. Ehk siis, kui sa neerupealsed ära külmetad või neisse halvasti suhtud, see tagab sulle pideva kehva enesetunde, ehk siis meil on hoolsa olemise, rahulolematuse elu vastu. Sest
kui neerupealsete hormoon üle toodab, siis sul on kogu aeg kehva olla ja sa oled väga rahulolematu. Mitte miski ei paku rõõmu. Samas kui kõhu, kui sa maa ja maksa ära külmetad, selles mõttes seal on ka omad tagajärjed, toitumishäired kuni seedimishäireteni, et kes teab, mis kalorii sind tabab sellisel juhul, aga vahel on saatus ikka, vahel peab nii olema. Okei, nii et meil on kehas nii palju seoseid. Meil on nii palju seoseid. Ja vaata, ega vanemad ju inimesed ei käi nabajopega eriti, et noorematel on energiat rohkem ja elastsust rohkem ja võivad ka terveneda kiiremini. Võib-olla neil on lubatud. Okei, nii et osteopaat saab aidata tasakaalustada keha, nagu ma aru saan. Keha, meelt ja ka vaimu. Keha, meelt ja vaimu. Kõik on koos. Väga äge. Kas sa tahaksid veel siia midagi lisada? Ei, tahaks mikrofoni kinni panna. Tahaks mikrofoni kinni panna. Me oleme rääkinud täna tegelikult nii paljudest asjadest ja ülipaljudest teemadest, mis kuulaja kõnetab tegelikult, sest et kõigil on mingisuguseid väikeseid muresid, eks ole. Et ma arvan, et me saime väga palju teadmisi ja me teame, kuhu pöörduda, kui meil on veel teadmisi juurde vaja. Mida sa ütleksid nendele, kes tahavad nendest teemadest nagu rohkem kuulda? Kuulake podcasti. Kuulake podcasti. Ja väiksemad lühikursused on kõigile avatud. Kodulehel on näha kursustavalt mingi lühikursused ja võite kodulehelt osta koheselt selle lühikursuse, saate ka arve oma meilile. Ja kes tunneb sügavamat huvi, siis 3. veebruar alustame baaskursusega, kus on kõik väga põhjalik. Nii et tegelikult on võimalus seda väga põhjalikult õppida, aga samas on võimalik ka mingisugust teemat lihtsalt enda jaoks selgeks teha. Ja kes ei taha õppida ei lühidalt ega pikalt, tuleks vastuvõtule kellegile, valida kodulehelt meeldiv osteopaat, sest hästi tähtis on, et sa valid selle, kes sulle meeldib, mitte selle, keda soovitati, sest sinu hea ei ole minu hea ja vastupidi. Tuleb valida endale meeldib ja võtta kogemus. Ja võtta kogemus. Siin me selleks oleme, et kogeda. Täpselt. Super. Aitäh, Ragna. Aitäh, Heleri. Ja aitäh teile, et meid kuulasite järgmise korrani.